Ütle tule. Tere ilusat esmaspäeva õhtut. Tere. Oleme teinud siis programmis muudatusi, et laseme kohe Annele ka sisse, Anne vahepeal käis ära. Ja täna me pidime hoopis rääkima siis süsteemiõhtu asemel toonetest, kuna varsti-varsti on tulemas ju jõuluvana või päkapikud või naabrionu või naabritädi, kuidas kellelgi. Ja igal juhul on sellel naabrionul või naabritädil või jõuluvanal Või läheb vanaisa kaob ära vahepeal. ja on kingikotis väga huvitavaid asju, mida igaüks ju sooviks endale saada. Ja me oleme nagu tõdenud, et igal jõuluajal on Amway kaubamaja väga suur abiline selleks, et leida sinna parimaid kingitusi, mida üks pereema, pereisa või perekond endale tahta võiks. Ja alustaks võib-olla kohe, Kaisa, sinust, et mis on nagu sinu praegused lemmikud, mida sina võiks soovitada oma sõpradele, oma perekonnale, oma klientidele? Jaa, aitäh. Nüüd see on ülim usaldus anda see kullatükk Ronja kätte, sõnad on peale loetud, ta nii väga tahtis seda ise näidata, vaatame tõesti hästi on näha, et no see on nagu tippkingitus, ütleks siis niimoodi. Ja nagu me oleme kuulnud, et see võib siis, sa võid ise endale kinkida, tegu on siis meie Amway kaubamajast saadava silmakreemiga, mis on kõige parem silmakreem, mitte ainult kaubamajas, vaid ma arvan, et kogu maailmas. See ei ole isegi liialdus, sellepärast, et ja meil on tiimitöö nagu täiesti ja kõik on näha ja meil oli selline katse, mina olen seda nüüd juba, ma arvan, varsti 2 kuud äkki kasutanud, et kuna ma ei teinud seda pilti enne ja pärast, mida oleks võinud teha, et mul nagu nii suurt kontrast ei ole, aga ma tunnen ise, kuidas hästi ta niisutab ja pinguldab silmaümbrust ja mida me muud tahamegi. Ja kui on ööd, mis on sellised katkendlikud, siis hommikuti on eriti näha, et sul on topelt potid ja kriipsud ja krapsud seal igal pool. Aga Aigar, siis minu elukaaslane tuli sealt õppuselt ja kui ta koju tuli, siis tal oli mitte nagu 3 kotti, vaid 5 minu meelest siin silma all isegi. Ma ütlesin, et ma ei ole sellist pilti veel näinud, aga nad olid seal nii kuivad ja nii sügavad nende, ilusti pões on, sügavad nende kortsud ja nagu vaad lausa. Ma ütlesin, kuule, su silmad karjuvad või silmaümbrus, et seda kreemi on vaja panna. Ja vot see vahe, mis siis tekkis, oli nagu öö ja päev ja mul on jällegi kahju, et ma ei teinud pilti. Oota, Ronja emme. Ja sa näitad, kuidas see käib. Et siis eriti kui ühele silma panid ära ja nagu Tiina Joala rääkis, et ta kortsu põhja tuleb see valguspeegeldus ehk siis kui seda peegeldust seal ei ole, siis ongi, ta tundub sügavam ja kui see peegeldus on, siis ta kohe nagu niimoodi silub ära, no see oli nagu öö ja päev on ka vähe öeldud, et seda efekti ma nägin Aigari pealt tõesti kõige rohkem, tal ei ole nii toidetud nahk ja see eriti, see oli võimas. Ja ma oota, anna korraks ennele, Nime näitab ühte trikki ja kuna ei salli, nägite, nii ilusate pakendite äraviskamist ja loodus ei salli seda, siis on võimalik tellida edaspidi ainult seda sisu. Ja see on väga suur asi. Ma ei ole veel näinud ühtegi ilutoodet sellist ja isegi kui on, siis see sisu on muidugi ülivõimas ja näete, kui hea on asi lapselukk. Selle kreemi saab lukku keerata või kui sa lähed reisile või mis iganes.
et muidu ma ei laseks tal sellega niimoodi mängida. Ja teine toode, nagu Roina juba näitab, on juukseõliseerum ja sellega on selline lugu, et juuksuri juures käisin, et mul on lokis juuksed ja nad on loomult ka kuivemad, siis ka selle ma panin lukku, ma igaks juhuks ütlen. Siis ma kogu aeg küsin, et kuidas juuste otstega on ja ta ütleb, vaatab, et jumala okei, nad ei ole sul katki, nad ei ole sul ei veni ega ta ütleski ei ole kaheks, et noh, kuiv, see on okei, et ilmselt sa vist kasutad midagi head. Ma ütlesin, ma kasutan õli ja ma kasutan seda juuste lokis, juuksed tahavad niisutust niisketena. Ma panen seda niisketesse juustesse, ma panen seda kuivadesse juustesse, ma panen seda päevas mitu korda ja see lõhn on lihtsalt nii hea. Nii et mina paneks kindlasti kingikotti, noh, piisab ainult sellest, aga kui oled väga helde, siis võib-olla ka see. Aitäh meie poolt, meie esitlusse. Aitäh, väga meeleolukas esitlus oli, saime kõik ilusti aru, info kätte. Ja väga hea meeskonnatöö oli. Ja suurepärane. Et ma lisaks, et et Kaisa, et sina tõesti oled ju nii noor, et sulle tõenäoliselt selle silmakreemiga ei saagi olla nagu mingit väga kardinaalset sellist erinevust, eks ole. Aga samas sa ju tundsid erinevust ikkagi, et mina olen sellega täiesti nõus, et see, mis ta teeb hommikul, kui ka silmad on natuke ärkad üles ja paistes on, ta nagu paned peale, et tõmbab nagu kohe tõmbab silmad paremaks, nii et jah, ma olen väga nõus. Ja selle turse ka ja seda võib panna nii silmalao peale ka, et see on nii värskendav. Ja see on super, see on lihtsalt... Kas seda võib selle masinaga ka sisse ajada või? Ei, see ei ole, tähendab termasooniku silmaotsikuga, aga termaarhitektiga ei tohi silma kallale minna. Okei. Siis ma tean. Siis ma rohkem ei lähe. Seda rohkem. Muidu ma iga hommik tegin seda. Ja, just, seda me kõik usume. Aga läheme edasi, et Annela, missugused oleks sinu soovitused jõuludeks? Nii, tere õhtust. Mul on nii huvitav kaamera takune, et kui ma nüüd tahaks seda toodet näidata, siis ta ei pruugi mul väga õnnestuda, aga võib-olla Sillel õnnestub paremini ja sa pead häält tegema lihtsalt Sille siis. Ja, et ma kohe vaatame, kuidas paistab, niimoodi paistab hästi, eks ole? Ja, seda toodet. Ja, eks ju. Just. Nii, ja mis ma selle kohta oskan öelda? Ma olen seda väga vähe jõudnud kasutada, nii pea, kui ta mulle laua peale tuli postipakiga, nii ma hakkasin kohe seda kasutama. Peal on kirjutatud 40+ ja kõik see õpetus tegelikult on siin olemas, mida ja kuidas võtta, aga annan mõned vihjed, miks võiks panna iseendale selle kingikotti. Ta mõjub väga hästi sinu luudele, sest siin sees on D-vitamiin, magneesium rahustab ja annab parema une. Ja mis minu jaoks olid väga olulised, et kui me kasutame Nutrilite'i vitamiine, siis me tegelikult teame ka, mida siia sisse on pandud, isegi seda, milliselt põllult see on korjatud. Ta on nii looduslik, kui vähegi saab olla. Ma võtan seda lõuna ajal, kõige suurema toidukorra ajal, sest siin on väga palju D-vitamiini sees. Ja kui saaks näidata selle tableti värvust, siis kõikidel Nutrilite'i vitamiinidel nad on nagu linnukese munad. Ehk nad on kuivkülmutatud ja nad ei ole mingisugused hallid, ma ei oskagi öelda, mida võib just selline rohekas ja väga, väga meeldiva värviga. Ja veel ehk, mis kipub olema naistel 40+, mitte kõikidel. Aga une kvaliteet ja uni on püha. Kui me välja ei puhka, siis meie ülejäänud päev läheb ka untsu. Ehk et me oleme närvilisemad, meie stressitase on kõrgem ja just täpselt selle jaoks see toode ongi. Ta on mõeldud, vähendab kuumahoogusid, siis safran, mis on muideks käsitsi korjatud,
toetab seda emotsionaalset poolt, mis kipub just meie eakatel naistel üles-alla kõikuma ja safran on kusjuures korjatud Kreekast. Ja see, et siin on ka leevendab kuumahoogusid ja tean, et nii mõnigi naine on päris kimpus nende probleemidega. Siin on lahendus. Ja see ei tähenda seda, et ma olen nüüd 5 päeva või 10 päeva võtnud ja et nüüd nipsti mul on kohe minuga toimuvad need muutused. Siin on 30 tabletti ja need tuleb ära võtta ja soovitan jätkata seda erinevatel, kui erinevad probleemid on. Aga igal juhul minul on väga selge tunnet. Mul ei ole olnud seda enne. Ja mõtlesin, et äkki peaks need lausa üles kirjutama. Teine toode, mida ma tahaksin kindlasti näidata ja tal on ma juba tean, kuhu see läheb. See on Poolast tellitud Immuno. Mul on väikesed, toredad ja armsad lapselapsed, kelle immuunsust on vägagi vaja toetada ja siin sees on kummikommidena vitamiinid, mida on nii täiskasvanutel kui väikestel lastel väga vajalik C-vitamiin, mis meil toetab. Ja siin oli ka tsink, nii et täpselt see on. Ja veel, ma lähen homme, saan kokku toreda inimesega ja ma ei saa jätta talle viimast kingitust. Ja muidugi on see Amway kaubamajast. Ma kasutan ära selle karbi, millega meil sageli tulevad tooted koju need pakki. Ja siin sees on kohvijoad. Ehk et ma soovin ja tahan teha kõik kingitused oma lähedastele, iseendale Amway kaubamajast. Nii et see on kohvijubade pakk, isegi see lõhn on praegu nii meeldivalt minu. Nii, praegu minu poolt kuigi tahaks vist rääkida kõikidest toodetest, miks nad on head. Aitäh! Jaa, aitäh, Annela! Et ma ühesõnaga ma olen sinuga väga nõus, et mina olen nüüd seda 40+ seda võtnud natuke pikemalt. Ma lugesin ära, mul on praegu 5 tabletti alles, see tähendab, ma olen võtnud seda 25 päeva. Ja see on lihtsalt täiesti uskumatu. Mina võin öelda, et isegi mulle mõjub, et minu uni on nii rahulik. Et ma magan alates sellest, kui Sille hakkas võtma 40+, ma magan tunduvalt rahulikumalt. Teate, ma tõesti, see on, alguses mõtled, et kas ma kujutan ette, eks ju, et kui sa oled vähe võtnud, minu meelest hakkas see mõju ikka päris kiiresti. Et nädalaga mulle tundus, et ma sain juba aru, et see mõju, ma jään nii ruttu magama. See on minu puhul täiesti, isegi kui ma lähen voodisse, ma tean, mul on mingi ärev tunne, et mulle tundub, et ma täna ei jää magama. Siis ma jään väga ruttu magama, ma magan nagu kott, ma tõesti magan hästi. Täna hommikul sõitsime linna Talisega ja mõtlesin Talisele, mäletad, istusin roolis, ütlesin, täitsa lõpp, ma olen nii hästi maganud. Ärksime enne seda, meil oli täna äratuspäeva, enne äratust ärkasime üles, täitsa lõpp. Pool tundi enne. Jaa, pool tundi enne äratust ja ma tunnen ennast lihtsalt niivõrd hästi, sest ma olen nii hästi maganud, et ühesõnaga kirjutan alla kõigele tõesti, et naised 40+ lihtsalt võtke, kasutage. Mina kavatsen seda küll kogu aeg võtta. Ja mis on see kaasa toonud? See on ta kaasa toonud selle, et ma ei ole terve selle aja jooksul pidanud ühtegi Sleep Easy't võtma, sellepärast, et ma lihtsalt jään niisamagi hästi magama. Väga efektiivne. Jah. Aga võib-olla siis räägid kohe sellest veel ühest. Ahaa, et ma siis ühe vau asja veel räägin, et ma räägin sellest. Ei, no nii ei näe ju mitte midagi. No näed, meil on vaja, Vision Plus, kuigi tagurpidi paistab. Et kuna mul oli just hiljuti, kurtsin Kaisale ja küsisin nõu, et tundus, et ma arvasin, et kogu aeg on tukk silmas, tegelikult selgus, et mul on lihtsalt silmad kipitavad, sest nagu kuivaks on see kuiva silma sündroom hakkas tekkima. Sain Kaisa käest isegi nõu anda, et mis tilgad sealt apteegist osta, aga enne seda jõudsid mul kohale, tellisin Vision Plusi igaks juhuks. Ja siis ma olin seda Vision Plusi natuke aega mõelda ja ma ei olegi nende tilkade järgi apteeki läinud. Mu silmadel ei ole enam mitte midagi viga.
seda ma olen võtnud nüüd, ma arvan, noh, võib-olla pool kuud. Nii et ta ise, ma ei saa lubada, et kõikidel ta aitab noh, et aitab niimoodi, et sa ei vaja silmatilka. Aga no tõsiselt, mul tõesti, et ei ole seda muret, silmad, kui pilgutasin, siis kuulsin seda kuivusest, seda plõksu täitsa, et kui nagu pilgutad silmi. Ei ole probleemi enam. Tuka võib muidugi lühemaks lõigata, et seda ka vältida, et ta silma läheb. Aga nii, et jälle mind aitas küll ka selle vastu, nii et ja mis Annela mainis selle 40+-iga, et viisin täpselt samamoodi, et seda me võtan lõuna ajal, siis koos kõik need rasvlahustuvad vitamiinid, eks ju. Omega, D-vitamiin, 40+ ja 50+, et need lähevad kõik korraga, rasvlahustuvad korraga ja ülejäänud siis hommikul ja õhtul. Arukas oleks neid mitte segamini ajada, et muidu tuleb nagu see kokteil, see balalaika. Ei, no need rasvlahustuvad vitamiinid võtta kõik korraga ja mitte koos C-vitamiiniga, et see on mõistlik tegu. Aga ma siia vitamiinide jutu juurde tooks veel ühe väikese repliigi, et Kaisa, me sinuga rääkisime Tallinnast tagasi sõites, et sa lasid ka vereproovi teha ja seal oli sinul nii-öelda D-vitamiini näitaja oli ka ja selgus, et see ei olnud üldse nii kõrge, nagu sa tahtsid. Ja pärast pikki arutelusid selgus, et see võib olla tegelikult see, et sinu D-vitamiini nii-öelda see varu oli kaduma läinud seoses väikese koroonaga, sest koroona on endiselt olemas ja koroona on see, mis võtab sul D-vitamiini, võtab täiesti tühjaks. Ja sa võid arvata, et sa võtad D-vitamiini või sa oled päikest saanud, päikest praegu muidugi ei saa eriti kuskilt, aga inimesed arvavad, et neil on D-vitamiini piisavalt, nii nagu Kaisalgi arvas. Aga tegelikult selgub, et ei ole. Kaisa, kas sa saad paari sõnaga ka nagu öelda, et see on tõsi, mis ma räägin, et see ei ole minu unenägu? Ja kuna ma testi küll ei teinud, aga mul oli küll mingi kahtlane viirus, aga see vastab tõesti tõele, et ma olen väga palju võtnud D-vitamiini, kaltsium D-vitamiiniga, puhtalt D-vitamiini ja lihtsalt ma olin hämmingus, et see oli 66 ja Ronja kinnitab ja nüüd ma siis suurendasin D-vitamiini kogust ja tegelikult ma isegi niivõrd võib-olla väsimust ei tunnud, aga närvilisus, et see on D-vitamiini puuduse üks tunnuseid ka, nii et soovitan kontrollida. Jah, nii et kõik, kes lasevad teha, siis 75 peaks olema miinimum. See on miinimum ja mida ma veel sellele lisada või Kaisa, tahtsid sa öelda midagi? Ei läks kinni. Ei tahtnud. Aha, selge. Et ma tahtsin veel lisada, et mida vanem inimene, seda rohkem peab tegelikult D-vitamiini võtma. Et see ka veel, et ütleme niimoodi, et mitte nagu mõelda, et ma võtan ainult selle ühe tableti, vaid kui ma võtan 40+, et siis ma mina võtan küll ausalt kohe, et ma nüüd ei ole nüüd peab laskma D-vitamiini analüüsi jälle teha. Ma võtan 40+, kus on päris palju, see D-vitamiini kogus on täitsa suur siin, aga ma ikkagi võtan ühe D-vitamiini veel juurde ja Tabelixis on veel ja õhtul võtan 2 seda kaltsium, magneesiumi ka veel D-vitamiiniga. Nii et seda ei saa vähe olla tegelikult või liiga palju olla. Et selleks, et sellest tekiks see mingi nagu üledoos, see ei ole talvisel perioodil on üsna keeruline seda saada. Et muidugi aeg-ajalt tasub seda analüüsi teha. Ja neid viiruseid on ju nii palju, vaata, mida lapsevanem rääkis, et terve linn on haige. Et mul üks lapsevanem, kes on perearst, laps jäi haigeks, eile helistab mulle ja ta ütles, et ma olen tüdinenud sellest, ta on perearst, et selles mõttes kõigil tasub esiteks hoida ennast, teiseks magada piisavalt ja süüa ikkagi vitamiine, et immuunsust tõsta. Ta ütles, et terve linn on haige, ma ainult kirjutan gripidiagnoose välja. Hommikust õhtuni, ütles ta mulle, ma kirjutan hommikust õhtuni gripidiagnoose välja. Nii et
nii et tasub ennast hoida ja noh, siia on nüüd ja selline ennetada. väike repliik ka juurde, et iga vitamiin ei ole vitamiin. Ma loodan, et paljud teavad seda, et kui sa lähed apteeki ja küsid vitamiini, siis seal võib ainult purk olla vitamiini nii-öelda märkega, aga sees ei ole vitamiinist lõhnagi. Jah. Et selles mõttes tasub uurida, kuidas toodetakse, kuidas kontrollitakse, kui palju tegelikult seal sees on. Ja kui sa tõesti ei usu, mida meie siin räägime, siis lihtsalt osta ja proovi ja vaata, kas mõjub. Ja kui ei mõju, siis proovi Nutrilite'i. Ja meie täpsustame ära, et me ei räägi mingitest suvalistest vitamiinist, me räägime Nutrilite'i brändi vitamiinidest, mis on niivõrd testitud, rohkem testitud kui ravimid. Üle 500 000 testi tehakse aastas nendele vitamiinidele ja nagu Annela mainis, et isegi on täpselt jälgitav, isegi millise põllu pealt see taim on korjatud, mis siia tableti sisse või vitamiini sisse on pandud. Nii et kui te tahate oma raha eest saada tulemust, et päriselt seda, mida te tahate saada, siis Nutrilite on ikka väga kindel valik. Aga läheme nüüd edasi, et vaatame, mida võiks nagu tegelikult jõuluvana perele tuua, et meil oli just laupäeval oli kohtumine ägedate inimestega Tallinnas ja seal väga paljud ütlesid, ohoo, jaa, see kingitus, nüüd siin on väike mudel, see võiks olla küll nüüd perele kõige parem kingitus. Ehk siis nüüd 5. põlvkonna veepuhastusaparaat. Ma vaatan kohe, ma saan jagada ka natuke ekraani. Siis nagu te näete, see on siis esimene veefilter E-Spring tuli välja 1984. Siis tuli 1993, siis 2000. Ja 2002 oli siis see, mis oli eelmine, mis püsis päris pikalt, kuna ta oli ajast ees, et ta oli esimene, mis oli ühildatud siis söefilter koos UV-lambiga. UV-lamp oli siis see, mis bakterid hävitas. Aga nüüd see uus on täiesti, võib arvata, et mis seal ikka on, et natuke võib-olla lihtsalt kuju on muudetud, tegelikult on ta täiesti uus sisu. Täiesti teistsugune ultraviolett valguse lahendus, täiesti teistsugune filtri lahendus ja täiesti teistsugune filtri vahetuse vahetus. Filtrit on väga lihtne vahetada. Et me jagame nüüd ühte videot, me tegime siin nüüd katseid, et kas tavaline Eesti naine, kui tal silmad kinni siduda. Tavaline Eesti naine. Mis mõttes tavaline? Vabandust, kas erakordne Eesti naine saab ka hakkama E-Springi filtrivahetusega, selle uue E-Springi filtrivahetusega, kui tal silmad kinni siduda. Ja ma nüüd jagan siis seda videot, vaatame, mis siit siis välja tuleb. Vaatame kohe, nii. Nii. No vot, seda ei pea kindlasti tegema nüüd kinniseotud silmadega, aga see näitab, kellel on eelmise versiooni E-Spring kodus olemas, siis paljud teavad, et tegelikult see ei olnud raske, aga see võttis natuke aega, sest tuli voolikud korralikult lahti ühendada ja vaadata, et vett kuhugi maha ei tilgu ja et pärast ei tilgu ja. No selle töö sellega mina vana filtri selle vahetamisega ma üldse ei tegelenud, aga selle ma võin vabalt ära, igaüks suudab, et see ei ole nagu üldse küsimus. Seal on isegi see nipp, et kui sa ei saa seda
lahti, ta läheb päris kõvasti see kork peale kinni sellele, kuidas see on, see padronile, see gaas, eks ole, siis seal on isegi lehe peal näitab, et kasutad jõuõlga nii-öelda, paned selle kruvikeeraja sinna vahele ja isegi niisugune hapram inimene keerab selle lahti vabalt. Et mis teeb selle erakordseks, on ka veel see, et voolikud on toodud nüüd siia alla, muidu oli ju, need voolikud olid siin, ehk siis sa eriti nurka seda või sa saidki kuhugi panna nurka, sest et noh, ütleme vastu seina sa panna ei saanud. Aga nüüd sa saad panna ilusti selle filtriga vastu seina, ta on iseenesest väga ilus. Need tuled põlevad ainult siis, kui töötab. Vanal filtril ju tegelikult on pidevalt mingi valgus sees. Ja ütleme, ta puhastab nüüd rohkem neid saasteaineid kui eelmine. Et see number on suuremaks läinud. Lisaks on tulnud siis igasugused need mikroplasti tõendused ja kõik sellised. Ja mis on ka väga oluline, et see, et nii nagu Kaisa näitas kreemi puhul, et juba säästab loodust ja meie raha see, et sa saad sisu, nagu lihtsalt ainult sisu tellida kreemile. Sellel filtril on ju ka, et kui vanal filtril, kui see sai filter mustaks, me viskasime koos UV-lambiga pidi selle ära viskama. Praegu saab eraldi eelfiltrit vahetada, mis suuremat sodi puhastab ja see UV-lamp ei ole üldse selle söefiltri sees, nii et see kestab väga pikka aega ja et ühesõnaga see filtri vahetamine on soodsam tegelikult ja säästab loodust ka palju rohkem, nii et absoluutselt see oleks nagu, et kellel veel ei ole, et see on parim investeering iseendasse tegelikult, sest mis vee me saame ja kui lihtne see on ja see on varandus ja see on investeering. Ja ma hästi kiiresti loen ette, aga siis tal on läbi sõltumatu ettevõte NSF on olemas selline ettevõte Ameerikas, kes siis kontrollib neid väiteid, mida firmad siis toodetele annavad ja siis on antud talle 4 sertifikaati, NSF 42, 53, 55 ja 401. 42 on siis esteetilised omadused, ehk siis ta näitab siis, et ta võtab ära maitse ja lõhna, näiteks kloori. No need on, mis kohe tajutavad asjad on. Number 53 on siis terviseriskid, võtab ära raskemetallid, süstid, sellised asjad. 55 on siis UV-valguse desinfitseerimine, ehk see võtab ära bakterid, viirused, parasiidid. Ja 401 on siis uued saasteained, mida siis 10 aastat tagasi eriti veel ei teadnud, ehk ravimijäägid, kemikaalid, mikroplastid, kõik sellised. Et see on nagu ülikõva sõna, et keegi kolmas annab tegelikult märke, jah, kõik, mis Espringi kohta räägitakse, see vastab tegelikult tõele. Mitte ei ole see, et me ise räägime, et meil on kõige parem ja kõige suurem. See lihtsalt ongi. Jah. Aga sa tahad ühest tootest veel rääkida, jah? Jõuame või? Aha, vee juurest hüppame siis tagasi veel kord iluteemale, et kui Kaisa näitas seda Longevity sarja, ma näitan silmakreemi, siis ma tahaks kindlasti rääkida ka selle, siin on see mitte toonik, eks ole, aga ta ei ole, ta on nagu tooniv essents, et ta tegelikult on nagu seerumilaadne toode, et kui võrrelda nüüd tavalise toonikuga, siis need on nagu öö ja päev, et toonik, ka tavaline toonik on hädavajalik toode selleks, et lihtsalt naha mikrobiomi tasakaalustada, pH tasakaalustada, seda mikrobiomi niimoodi balansis hoida ja et kosmeetikatooted, mida me peale määrime, et nendest maksimaalne kasu oleks, aga nüüd see toonik, et ta on siis tooniv essents, ehk siis ta on nagu seerumilaadne toode. Ja ma täna hommikul jälle hakkasin vaatama, kui hakkad kasutama, et siis sa harjud ära, ja käisin jälle Talisele näitamas, et kuule vaata, et minul mida ta teeb, et ta teebki seda nahka, ta kuidagi kohe niisutab ja nii nagu öeldi seal Expo sellel kosmeetikakoolitusel, et esialgu, kui sa selle peale paned, tundub siuke tunne, et sul ei olegi rohkem midagi vaja. Et muidugi pärast tuleb ikkagi kreem peale panna, aga
ta niisutab koheselt, ta kohe niisugune tunne, et ta kohe nagu justkui nagu isegi toidaks natuke seda nahka ja ta päriselt ka ühtlustab nahatooni, sest minul näiteks see teepiirkond kipub minema punaseks ja mul ei ole väga ühtlane nahatoon. Kuigi et lihtsalt see ei ole nii ühtlane, nagu mulle meeldiks. Et päriselt ka ei ole ja täna hommikul ma hakkasin vaatama, pesin näo ära, tulin pesemast, panin selle tooniku peale, ma kasutan alati hommikul suurendavat peeglit ja vaatan ja mõtlen, et jälle nagu, et täitsa lõpp, et vaatad, et pole paha, et päriselt on näonahk on ühtlasem, ei ole, et üldse täiesti vaatasin, et kannataks, ma olen tegelikult igapäevane jumestuskreemi kasutaja. Et põhimõtteliselt kannataks minna välja ilma jumestuskreemita, et natukene võib-olla jumestuskreemi läheb palju vähem, see tähendab, et su nägu on palju, kuigi meie jumestuskreemid on ka väga kerged ja kõik, aga teda läheb vähem ja seda ühesõnaga, mida nagu Amway tooted teevadki lõpuks, sa saad seda, jõuad rohkem selle läbi nende toodete sukse loomuliku naturaalsema iluni. Nii et lihtsalt ma kiidan taevani absoluutselt koos silmakreemiga. Rääkimata sellest suurest kreemist, sellest me täna ei räägi, me ei jõua. Nii et meil on paar minutit veel jäänud, nii et lõpetuseks tahaks tegelikult öelda, et kui te otsite tõesti sellist kingitust, mis mõjub ja mis on sul südamerahuga, saad ära kinkida, selles mõttes sa tead, et see toimib. Kas kellelegi teisel või endale? Ja, siis see on kindlasti Nutrilite või Artistry. Et need on nagu sellised, ütleme, taskukohasemad kingitused ja sellel nädalal teeme ka tellimuse Poola lehelt, et Annela juba näitas immuunot, et siis tegelikult saab naispoolele tellida ka beauty ehk siis iluvitamiini ja kui mees ei julge võtta seda 40+, et siis mees võib võtta, kui ta magama ei jää, siis ta võib võtta seda Sleepit, on ju. Seda karukommi. Ja paljud teisi vitamiine ka, glükosamiini ja palmetot, mida me sealt tellime, et ka neid on võimalik sealt võtta ja tõenäoliselt teeme me veel ühe tellimise lokilappidele. Nii et praegu on nad veel olemas. Ta oli täna vaatas, et Soomes on olemas. Seal on olemas, nii et tõenäoliselt me teeme veel ühe selle praegu. Meie esimene tellimus pole veel saabunud. Et tundub, et Soome ei ole mitte 80 kilomeetri kaugusel Tallinnast, vaid on 800 kilomeetri kaugusel, et ta tuleb nii kaua, et ta pandi juba 4. pandi Itella postiautomaati või sinna bussi. Aga see pole veel Eestis. Jah, 4. pandi, aga täna on 8, nii et ta ei ole veel Eestisse jõudnud. No loodetavasti homme jõuab siis. Et tundub, et postiteenustel läheb hästi. Aga ta pole kadunud. Ja, aga ta ei ole kadunud. Nii et kokkuvõttes tegelikult tahaks öelda nii, et kasutage fantaasiaid ja olge julged. Iga Amway kaup on tegelikult garanteeritud rahulolu. Sellepärast, et Amway ei lase oma lehele mitte ühtegi sellist toodet, mis ei ole maailmaklass. Mitte ühtegi. Ei ole sellist toodet. Jaa. Seda näitab muide seesama see lokilappide teema. Kas teil oli mingi rahulolematus nende lappidega? Ei olnud ju täiesti nagu, aga midagi nad leidsid, mis ei vasta ühesõnaga sellele standardile, mida nemad endale on seadnud ja nad lähevad nii-öelda ümber tegemisele. Selles mõttes, et tehakse midagi uut. Jah. Midagi, ühesõnaga, ja võetakse ära müügilt ja parandatakse see ära, millega nad rahul ei ole, kuigi meie oleme kogu aeg rahul olnud. Aga midagi nad leidsid, millega nad ei ole rahul ja nad teevad selle korda. Ja nüüd siis lõpetuseks veel selline väike märkus, et need, kes siis, kellel on vaja teha Amway lepingu pikendus, et kui te olete valinud oma lehel selle automaatse pikenduse, siis tõenäoliselt programm võtab teilt, kui teil on nüüd sealt see kaart, mis teil on seotud selle tellimuste tegemisega, siis programm võtab ise 10 eurot maha. Kui on see automaatne tellimuse ja kui te ei ole teinud seda, kui te ei ole sellel kuul, detsembrikuul teinud nüüd ühtegi tellimust, sest muidu, kui te teete detsembrikuu alguses tellimuse, siis on juba seal ostukorvis peaks olema. Kui te seda valinud ei ole,
siis peaks tulema ostukorvi, sest et Mhm. kuni aasta lõpuni te saate lehele ja kui te seda lepingu tasu maksnud ei ole, siis uuest aastast te lehele ei pääse enne, kui olete ära maksnud. See on meeletult suur raha, nii et seda tuleb koguda terve aasta, 10 eurot, et tasub pingutada, on ju. Ikka tasub. Aga kõik, kes on teinud vähemalt iga kuu 100 punkti, nendel on see tasuta. Ja kõik uued liitujad, kes on teinud alates juulikuust, siis on teinud vähemalt 200 punkti kokku, need saavad ka siis tasuta lepingu pikendamise. Nii et sellised eripärad. Aga ma arvan, et me sellega lõpetamegi tänase õhtu, et jääme siis ootama jõuluvana või päkapikke või naabrinaist või naabrionu, on ju, või kes iganes tuleb, on ju. Peaasi, et kingitusi saab. Peaasi, et kingitusi saab. Kuidas nad sinna kuuse alla või kelle kätte saavad, noh, see ei olegi oluline, aga peaasi, et saab, on ju. Ja fakt on see, et kõigile neid kingitusi jätkub ja kui te tahate õigel ajal need kingitused kätte saada, siis viimane tellimuse tegemise kuupäev on 16. detsember. See on muidu järgmisel nädalal juba. Nii et ärge siis sellest üle pingutage. Et ikka 16. detsember. Aga mis ei tähenda, et peale 16. enam ei või tellida, võib ikka, lihtsalt jõulud seisa kätte. Aga ilusat õhtut ja meil igal juhul akna taga vihma sajab, nii et loodame, et varsti tuleb lumi. Jumala vihma. Täiesti latistab vihma, jah. Nii et ei ole midagi, ilus niiske ilm. Oli tore teiega.